Juba kahes Nurgakivi saates on teemaks olnud ATV ja ATV lisaseadmed, millega siis kodus, õigemini koduses metsas toimetada. Täna hakkas natuke nagu vihma tibama ja ma mõtlesin, et ATV-ga toimetamine teeb mind lõplikult poriseks. Seepärast palusin endale anda uue tööriista, see on UTV. Aga räägime nüüd nendest lisaseadmetest. Meil on alati jutuks olnud, mis käivad ATV-le, nüüd ka siis UTV-le külge. Mis tööd see mind täna paneb tegema? Iga kord ma olen pidanud üksi tegema tööd ja toimetama, abilisi ei ole. Täna tood põllu pealt ühe silorulli ära. Väga lihtne ülesanne. UTV on niiske või vihmase ilma jaoks nagu mõnevõrra mugavam tööriist. Eks ta ole mõnegis mõttes mugavam, et sa ei pea nagu üle sadula ronima, vaid sa istud sisse, sul on kiire väljapääs, kiire sissepääs. Ehk siis igapäevasteks toimetamisteks täitsa teistmoodi pill. Et küsitaksegi tegelikult, et milleks siis UTV, et see on niisugune kastiga maastur, et pigem ostad vana mingi maasturi ja saad sellega ka asja ära ajada. Et siinkohal võrdluseks ütlen, et tegelikult UTV-l on siin päris palju eeliseid ja eelisteks on tema ikkagi suhteline kerge kaal või selle maasturiga võrreldes, mis on ligi 2 tonni ja see kaalub mingi 700 kilo. Madalsurverehvid veel omakorda annavad läbivust juurde, et kui võrrelda neid nüüd niisuguse pehme maastiku peal sõitmisega, siis jällegi, et me säästame loodust, säästame oma pinda. Tema eeliseks on siis see, et sa oled kuivemas keskkonnas, on ju, ta on natukene raskem, seega ta on suutlikum ka vedama raskemaid asju, sest tal küüned hakkavad rohkem maha. Et kui ATV-l seal on, öeldakse, et 2 korda enda tühi kaalu on ATV-ga mõistlik vedada. Ehk siis kui ATV kaalub seal 400 või 350-400 kilo kandis, on ju, siis kuni 800 kilo talle järgi panna. UTV on siis 700 kilo, et siia võib kuni 1,5 tonni. Selleks korraks taas ATV-dest, UTV-st kõik, aga me tuleme teema juurde tagasi, nii et kui me oleme suutnud nüüd siin Nurgakivi saates teie huvi nende sõiduriistade vastu tekitada ja iseäranes just kõigi nende põnevate ja asjalike lisaseadmete vastu, siis vaadake ikka laupäeva hommikuti Nurgakivi ja sellele teemale tuleb veel lisa.